Me soovime hoida lisaks sellele, et vanematel on side oma lapsega ja nad saavad lapsega kodus olla ja selleks ajaks kindlustunde. Me soovime ka seda, et vanematel oleks võimalus oma töökohaga sidet hoida ja vähemasti osaajaliselt tööl käia või ka tööd kodus teha. See ei peaks olema välistatud, see ei peaks olema karistatav. Ja seetõttu me leppisime täna valitsuses kokku, et me esitame parlamendile uue valemi. Ja see uus valem tähendab siis seda, et kui inimene läheb tööle, siis tema vanemahüvitist vähendatakse poole ulatuses tema töötasust, kuid mitte rohkem kui pooleni sellest vanemahüvitisest, mis talle makstakse. Ja samuti on seal see põrand, et iga inimene peab vanemahüvitist ka tulevikus saama vähemalt alammäära ulatuses, mis järgmise aasta algusest on siis 320 €. Lisaks siis palk, nii et kui inimene sai vanemahüvitist 320 € ja läheb tööle, siis tema oma palgas ei kaota üldse. Ja see puudutab ka näiteks neid, kes vanemahüvitisel määramise hetkel tööl ei käinud või selle eelneval aastal tööl ei käinud. Näiteks tüüpiline näide on tudengid. Ma usun, et see uus valem on õiglasem, ta on kindlasti ühtlasem, ta on kindlasti lihtsam ja läbipaistvam ja arusaadavam ja kindlasti on ta ka vanematele kasulikum kui senine.